Ehitamist alustades vali sobivad müüriplokid vastavalt projektis toodud mõõtudele. Rocklite tootevalikusse kuuluvad siledad ja soonpunnmüürplokid välis- ja siseseinte ladumiseks. Rocklite pakub ka käepidemetega blokke. Käepidemetega blokkide kasutamine lihtsustab oluliselt müüri ladumist. Enne esimese plokirea paigaldamist puhasta vundament ja paigalda vundamendile hüdroisolatsioonmaterjal. Selleks sobib hästi näiteks bituumbaasiline rullmaterjal. Hüdroisolatsiooni paigaldamine on oluline, et vältida kapillaarniiskuse ligipääs poorbetoonist plokkidele. Enne plokkide paigaldamist sega valmis müürimõrt ja plokiliim. Valmista segu vastavalt pakendis olevale juhendile. Sega mehaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni. Seina ladumist tuleb alati alustada nurgast. Kuna vundament ei pruugi olla täpselt loodis, tuleb esimene plokirida paigaldada 2 paralleelsele müürimõrdist padjale. Kui kasutad müüri ladumisel soonpunnblokki, lõika nurgas kasutataval plokil välimine ots sirgeks. Esimese plokirea ladumise ja loodimise hoolsusest sõltub kogu edasine töö kvaliteet. Et poorbetoonist plokki mitte ära rikkuda, tuleb plokkide paigaldamisel kasutada alati kummihaamrit. Esimese plokirea paigaldamisel kasuta müürinööri, et saavutada täpne tulemus. Et ploki vertikaalne liimimine oleks mugavam, võta liimikasti kõrvale paraja kõrgusega plokk, millele saad liimimisel teist plokki toetada. Plokid paigalda nii, et nad jääksid üksteisega vertikaalselt tihedalt kokku. Kui keskmine välisõhu temperatuur langeb müüritööde ajal alla +5 kraadi, kasuta talvist müürimörti või plokiliimi. Kui temperatuur on lubatust madalam, jälgi talvisele paigaldusele esitatavaid nõudeid. Ilmastikust tulenevate pragude tekkimise ohu vähendamiseks tuleb pikkades seintes jagada müüritis deformatsioonvuukidega osadeks. Deformatsioonvuukidega alusta juba esimesest plokireast. Kui laod müüritis soonpunnblokist, lõika deformatsioonvuugi mõlema ploki otsad siledaks. Soovitatav deformatsioonvuugi laius on 10–15 millimeetrit. Kui oled esimese plokirea edukalt valmis saanud, lase mördil kivineda. Kui müüri ladumisel on tekkinud väiksed kõrvalekalded, lihvi plokirea pealt hõõrutiga siledaks. Et müür oleks tugev ja püsiv, tuleb sein alati armeerida. Selleks on 2 võimalust. Terasest armatuurvarda paigaldamisel freesi plokkidesse sooned, kasutades selleks kas käsi või elektrilist freesi. Ploki sisse freesitud soon ei tohi jääda ploki servale lähemale kui 60 millimeetrit. Puhasta freesitud sooned harjaga ning täida need Rocklite plokiliimiga. Mõõda ja lõika armatuurvardad sobivasse mõõtu. Kui teed seina deformatsioonvuugi, tuleb selle koha pealt armatuur katkestada ja jätkata pärast deformatsioonvuuki. Seinanurkade armeerimisel jälgi, et armatuurvarras saaks nurka paigaldatud tervikuna. Painuta nurgavardad. Juhul kui on vaja armatuurvarrast armeerimisel jätkata, paiguta vardad minimaalselt 300 millimeetrise ülekattega. Seejärel aseta vardad soonde selliselt, et nad oleks täielikult liimiga kaetud ning eemalda ülearune liim nii, et ploki pealispind jääks sile. Seina lihtsamaks ja kiiremaks ehitamiseks võid kasutada murforarmatuuri. Vali ploki laiusele vastav armatuur. Tõmba ploki peale liimikiht, kasutades selleks liimikelku, liimikulpi või kammi. Seejärel aseta liimi peale armatuur. Nurga sidumiseks on vaja kasutada spetsiaalset Murfor nurgasarrust. Vajuta armatuur liimi sisse. Järgmisena katta Murfor õhukese Rocklite plokiliimi kihiga, kasutades selleks liimikulpi või kammi. Järgnevalt aseta plokid paika, jälgides, et see saaks tehtud enne, kui liim kuivab.